Tere ka minu poolt kõigile ja ma monumentidest siiski rääkima ei hakka, kuigi see on ka üks minu lemmikteemasid. Aga võib-olla me kuidagiviisi ka jõuame nende mainimiseni. Minu esimene mõte, kui tehti ka niisugune väike suunav teemavalik või pakuti mulle seda, et ma võiksin rääkida ka kaudselt ikkagi kirjanike muuseumidest, oli see, et kui hakata mõtlema, et kus kohas üldse asub kirjandus, et kui me mõtleme kirjanduse peale, siis ta on ju täiesti nähtamatu asi. Me ei saa isegi asi öelda, sest et asi ise on juba nähtav. Kirjandus ju sünnib justkui ei millestki, ta on nähtamatu, kui ta ilmub sinna kirjaniku pähe ja mõnes mõttes on ta ju nähtamatu kogu aeg, välja arvatud ajal, kui keegi parasjagu teda loeb või kui temast räägitakse. Ja Reinul oli siin ka juba ilus tsitaat või ütlemine selle kohta, et kuidas kirjandusest või kuidas sõnast saab liha ja mulle meeldib ka väga Viivi Luige mitmed sellised mõttearendused, kus ta ütlebki, et kui sa millestki räägid, siis on see sinu läbi või sinu kaudu juba kohe maailmas olemas. Et ta küll võib-olla kõige rohkem on toonud seda näidet seoses Mati Undiga, et Mustamäe kui selline füüsiliselt eksisteeris küll linnaruumis, aga teda ei eksisteerinud inimeste teadvuses enne, kui Mati Unt kirjutas Sügispalli ja alles siis mõnes mõttes nagu Mustamäe sündis. Aga mulle nagu tundubki, et kui me räägime kirjandusest ja kirjanduse olemisest ja olemusest ja olemasolust, siis peaks vaatama natuke füüsilise ruumi poole. Loomulikult raamat ise on füüsiline ese ja ma üldiselt arvan, et trükitud raamat kui selline ei tohiks ära kaduda, sest et on ikkagi kõige esimene kirjanduse avaldumise vorm. Et kunagi ühes vestlusringis ka küsiti minu käest, et kas teos on valmis, kui kirjanik on ta oma peas välja mõelnud. Ja mina arvan, et ei ole valmis, sest et oma peas me võime kõik olla kirjanikud. Aga kui me selle peame päriselt nagu paberile panema, siis me võib-olla avastame, et meil ei ole sõnu, meil ei ole mõtteid ja me ei oska seda tegelikult kirja panna, mis me oma peas oleme välja mõelnud. Nii et ikkagi raamat on esimene kirjanduse eluruum ja see raamat peaks minu meelest olema ka füüsilisel kujul võimalikult palju olemas. Et kui siin oli juttu, et meil on nüüd lugerid ja kõik läheb virtuaalseks ja inimesed loevad aina rohkem kuidagi, on tõsi, ma ka ise ju tegelikult päeva jooksul loen väga palju, mitte ka pidevalt ilukirjandust, aga et see, mida ma loen, on sageli ikkagi ju virtuaalne, kõikvõimalik online tekst, aga kuidagi viisi mulle tundub, et kui raamatut kui sellist ei ole, siis see kirjandus hajub ära, sest internet on ju lõputu ja see, et me teame, et seal on igasuguseid asju, ei tähenda esiteks absoluutselt, et me selle sealt üles leiame ja teiseks ta kuidagi muutub vähem tähtsaks, et see raamat on esimene eluruum kindlasti. Aga kui see läbi ikkagi nüüd jõuda ka selle kirjaniku isiku juurde, siis kahtlemata kirjaniku muuseumid on üks väga selge koht, kus kirjandus elab. Ja mitte see tõttu, et seal on elanud kirjanikud, vaid see tõttu, et nendes ruumides kuidagi viisi saab kirjandus ja kirjanik sellise füüsilise olemasolu kinnituse. Et kui muidu ongi ikkagi tõesti, et kui me loeme, siis kõik ilmub meie ette vaimus ilmas ja kirjandus on väga tõlgenduslik ja me ei saa kunagi öelda, et mis on ühe raamatu või romaani või luuletuse lõplik, ainus ja kõige õigem tähendus või sõnum, et ta on natuke selline hajuv nähtus, nii või teisiti, see kirjandus. Aga seal kirjaniku kodus muutub kõik väga konkreetseks. Ja väga tore on muide, et Tammsaare ise on kirjutanud Tões ja õiguses. Indrek ütleb seal, et kui tema mõtleb kodule, siis ta ei mõtle üldse kõigepealt inimestele, vaid ta mõtleb ikkagi ennekõike asjadele. Et ta mõtleb kiiksuvale aiaväravale või ta mõtleb mingisuguselegi puule või põõsale või künkale, mis on talle nagu tähtis või millest ta tunneb ära selle oma koha, et need asjad on kuidagi
oma loomu poolest püsivamad, nad sisendavad sulle mingisugustki tuttavlikkust ja turvatunnet. Ja need kirjanike kodud, millest siis paljudest või mitmetest on saanud ka kirjanike muuseumid, on minu meelest ühed kohad, kus võiks ka avalduda selline kultuuriline turvatunne, et on kuidagi, et me ei sea kahtluse alla seda, et meil on need samad hiiglased, kellest Rein rääkis, ja et nende olemasolu ka füüsilisel kujul nende muuseumide kaudu on meie kultuuri niisugused maamärgid. Ja ma olen ise käinud ju väga palju erinevates kirjanike muuseumides üle maailma ja väga huvitav on ka võrrelda muuhulgas seda, millised need kirjanike kodud on. Et kui te ka ise enda peale mõtlete, siis ju kodu on miski, kus avaldub ju vaieldamatult midagi teist endist. See, kuidas te teda sisustate, kas see on korras või segamini, mis värve te seal kasutate, kas teil on palju patju või teil on vastupidi, te vihkate patju ja vaipu ja nii edasi, kas te olete külalislahked või mitte, palju te üldse kodus viibite. Et see kodu on ju midagi kohutavalt isiklikku ja nende kodude kaudu muutub ka kultuur minu meelest isiklikuks. Et kui me kas või ütleme lastele hakkame rääkima, too Eesti kultuur, eks ole, no mida see tegelikult tähendab? See on lihtsalt üks sõna, mida on väga raske sisustada, et isegi kui me ise saame aru, mida see tähendab, on meil seda väga raske edasi anda. Et see on täpselt sama raske on edasi anda teisele inimesele teadmist, et loe seda raamatut, see on hea raamat. No see ei tähenda mõnes mõttes mitte midagi. Et see sõna hea raamat saab tähendada midagi ainult juhul, kui inimesel on juba isiklik kogemus heast raamatust ja siis ta seostab selle kogemuse ja ta mõtleb, hea küll, ma loen seda raamatut ka, sest et mulle tõesti see eelmine hea raamat meeldis. Ja need isiklikud ruumid, kuhu siis inimestel on võimalik tulla, avavad minu meelest sellise kultuuri ja ka kirjanduse isikliku dimensiooni ja muudavad ta nagu sinu jaoks tähenduslikuks. Et loomulikult see ei ole võimalik alati ja kõikide inimestega, kõik inimesed ei loe raamatuid, ei hakka neid iial lugema, aga ma pean ütlema, et olles nüüd juba umbes 100 aastat kirjaniku muuseumis töötanud, olen ka kohtunud väga paljude inimestega, kes tõepoolest tulevad muuseumisse ilma, et nad raamatuid loeksid, aga nad tunnevad huvi selle kirjaniku vastu ja neil on nagu tohutu austus Tammsaare vastu, mida nad ei oska ise seletada, sest et ega nad teda ju ei loe. Aga see on oluline, sest et me ei saa nagu arvatagi, et kultuur ja ka kirjandus püsib ainult selle peale, et terve Eesti rahvas, miljon inimest hommikust õhtuni loeb raamatuid, et see ei ole võimalik. Ja seetõttu sellised institutsioonid, mis tähistavad seda isiklikku kultuuri, on nagu olulised, sest isegi kui sa pidevalt seal ei käi ja pidevalt neid autoreid ei loe, siis sa tead, et nad on olemas ja see teadmine kui niisugune annab sulle just nimelt seda kultuurilist turvatunnet, mingisugustki kuulumistunnet, sest sa tead, et see Eesti kultuur, isegi kui mina praegu tegelen siin hoopis mingisugusegi, ma ei tea, õhkssoojuspumpade müügiga, siis ikkagi see Eesti kultuur on olemas ja ta on minu oma nagu. Ja kui nüüd tulla selle juurde, et võrrelda neid kirjanike muuseume, siis see on tõesti ka väga huvitav, kuidas nendes kodudes, kui sellistes avaldub ka see Eesti kultuuri niisugune oma näolisus ikkagi, rääkimata siis iga kirjaniku oma sellisest isiklikust natukene maitsest. Aga kui minna tõesti näiteks Pariisis Hugo muuseumisse või kuskile mujale, need on niivõrd erinevad kodud, et me näeme, juba nendest kodudest me näeme, kuivõrd erinevate kultuuridega meil on tegemist ja me saame aru, et ei ole võimalik, et Eesti kirjanik kirjutaks midagi sellist, mida kirjutas Hugo ja Hugo ei saaks iial kirjutada midagi sellist, mida kirjutab mõni Eesti kirjanik, sest et see kogemus sellest ruumist, kus nad juba viibivad, on niivõrd teistsugune ja erinev. Ja muidugi juba ainuüksi see selline võimalus liikuda natuke teise ajastusse on nende kirjanike muuseumide tänapäeva juba suur väärtus, sellepärast et kui ka praegustele noortele, me näiteks sageli alustame
Tammsaarest rääkimist küsimusega, et palju teil õdesid ja vendi on. No paljudel ei ole ühtegi, mõnel on 1-2. Siis me ütleme, palju Tammsaarel oli õdesid ja vendi. Et siis nad elasid kõik ühes ruumis. Neil polnud elektrit ja istusid talvel seal rehetoas pimedas, eks ju. No see ei mahu neile pähe. Talvel polnud jalanõusidki jalga panna. Isa tegi saapad, aga kõigile ei viitsinud, ei hakanud tegema, sest et kasvasid ju välja. Et see ei olnudki ju nii kaua tagasi. Et see kuidagi paneb neid mõtlema, et kust nad ikkagi tegelikult ise pärit on. Et see ei ole nagu jällegi see laul hanepoegadest, kes välja ei saanud sellepärast, et neil polnud saapaid jalga panda, muutub äkki nagu väga reaalseks, et see ei ole jälle mingisugunegi kauge asi, mis juhtus kellegi teisega, vaid äkki nad on selle inimese kodus, kes tegelikult tuli sealt 12 lapsega muldpõrandaga tarest, eks ole. Ja see läbi minu meelest on nagu oluline ka tajumus, et inimesel on ju olemas ka kujutlusvõime, et ta ei pea ju alati igale poole ise minema, et nagu konkreetselt seda ruumi nagu tajuda. Et vahetevahel on isegi oluline, et selle ühe, ütleme siis kirjaniku muuseumi ruumi kogemuse kaudu kogeb see inimene see läbi midagi hoopis suuremat, mingeid suuremaid ruume ja ütleme, et väga laias laastus tuleks öelda, et see ongi kultuuriruum, mida nad siis lõpuks tajuvad selle ühe väga füüsilise toa kaudu. Et selles mõttes on need muuseumid ja kindlasti mitte ainult kirjanikumuuseumid, vaid kahtlemata igasugused muuseumid sellised väravad, et sa ühest ruumist läbi liikudes tegelikult astud ikkagi mingisugusessegi ikkagi reaalsesse kultuuriruumi, mis siis sulle avab neid erinevaid tasandeid, mille peale sa tõenäoliselt oma igapäevaelus praktiliselt kunagi ei mõtle. Ja kui nüüd nagu nendest kirjanike muuseumidest edasi mõelda, et siis võikski mõelda, et kus see kirjandus veel ikkagi elab. Et hea küll, et ta elab nagu kirjaniku isiku kaudu seal kirjanikumuuseumis, me räägime sellest. Ja siis minu meelest järgmine koht ongi see, et me peame kirjandusest rääkima. Et see sama pidunädal siin annab võimaluse kirjandusest rääkida, et see on see sama Viivi Luige ütlemine, et kui sa midagi ütled, siis sinu kaudu on see maailmas olemas. Ja kirjandusest rääkimiseks peaks olema neid võimalusi selles mõttes küll, et eeldus on muidugi see, et keegi teeb kuulata, et üksinda ainult rääkida ei ole mõtet. Aga nagu üks, mida ma ise olen nagu palju rääkinud ja räägin edasi ja siinkohal võib ka tõesti monumendid sisse tuua, on see, et kirjandus peaks olema ka avalikus ruumis rohkem nähtaval. Et veel 20 aastat tagasi ju juhtus see, et kui elu läks, kui tulla jälle kodude juurde, elu läks nii moodsaks, et raamatud läksid täiesti moest ära, et siis ju tekkisid kodud, kus ei olnud enam raamaturiiuleid. Et need raamaturiiulid sinna kodudesse vist vaikselt on hakanud tagasi tulema. Raamaturiiulid on tekkinud isegi kohvikutesse, kus nad küll sageli, ütleme ausalt, on täis igasugust pahna, et see raamat seal on rohkem selline sisustuselement, mitte tingimata mõeldud lugemiseks, aga vähemalt nad on hakanud avaliku ruumi tagasi tulema. Et kui nagu me mõtleme selle avaliku ruumi peale, kus me viibime, siis mis on ju tegelikult need põhilised asjad, mida me seal näeme. Valdavalt on need seotud kas meelelahutusega ja valdavalt need on seotud oma keha eest hoolitsemisega, et kõik, mis teeb su elu mugavamaks, kõik, mis teeb su ilusamaks, kõik, mis teeb su, paneb sind ennast paremini tundma. Ja vaat sinna kõrvale tegelikult peaks tulema see, et on olemas ka see keha väline maailm, et on olemas ka see vaimumaailm ja see sama raamatud ja kirjandus, mis esindabki seda vaimset maailma kõige täielikumalt ja täiuslikumalt, peaks nagu mingisugustegi füüsiliste objektidena seal avalikus ruumis olema kohal, et ta ennast meenutaks, et ei oleks ainult suurt hiiglaslikku uue mingisugusegi Porsche reklaami kuskil, vaid oleks tõesti Harju tänaval ka Jaan Krossi monument. Et ei oleks ainult näokreemide reklaame, vaid oleks kas või korralikud
raamatureklaamid, et ühesõnaga, et see kirjandus ka seal avalikus ruumis, ütleme nii, et võidaks endale ikkagi seda eluruumi juurde, ja selle avaliku ruumi üks osa ongi loomulikult see suuline osa, kõik see, kui palju sellest räägitakse, kui oluliseks seda peetakse, sellepärast, et kirjandusel, ka kunstidest, kaunitest kunstidest on kõige kergem marginaliseeruda, kuna ta on kõige raskemini esitletav, ütleme niimoodi, et muusikal ja maalikunstil või ütleme kujutaval kunstil on palju lihtsam olla nähtav ja kuuldav. Kirjandus, nagu kõik kirjanikud ütlevad, on üksildane ala, istud seal nohised oma ette, eks ju, selle arvuti ees või vanasti paberi ja tindipoti ees. Ja hiljem on ka, raamat läheb trükki, inimesed istuvad kodus ja nohisevad ja loevad, et ka kirjandusel on väga raske ennast kuidagi kehtestada, et ta peab alati valima mingi teise vormi, kuidas sinna avaliku ruumi jõuda. Ja mõtlesin ka, kui ma nende eluruumide peale mõtlesin, siis tegelikult ju üks hästi domineeriv eluvorm, mis mõnes mõttes koroonaga nüüd natukene muutus, aga enne koroonat minu meelest elu muutus aina rohkem, kodud muutusid aina rohkem hotelli sarnaseks. Et inimesed tegelikult eeldasid, et nad elavad kuskil lühikest aega, nad töötavad kuskil lühikest aega, nad veedavad üldse kodus väga vähe aega, sellepärast nad teevad kogu aeg midagi muud, nad on väga aktiivsed. Lugemine sinna niikuinii enam kuhugi ei mahu, sellepärast et lugemine on ju väga aeganõudev tegevus ja ühe koha peal istumist eeldav tegevus üldiselt. Ja selline hotelli tüüpi elustiil on kahtlemata miski, mis selle kirjanduse eluruumi hävitab ja mis tegelikult laias laastus ka lõpuks selle kultuuriruumi hävitab. Sest kui mõelda ka näiteks selliste ruumide peale nagu ma ei tea, sotsiaalkorterid või lihtsalt mingid asustamata või mahajäetud majad, siis need võib ju mõtteliselt üle kanda ka kultuurile. Et kui keegi selles kultuuris ja selles kultuuriruumis ei ela, siis see kultuuriruum näeb ju suhteliselt samasugune välja. Ja kui tullagi nende asjade juurde tagasi, siis tõenäoliselt suurem osa teist on ka ikkagi kokku puutunud mõne lähedase inimese lahkumisega. Ja kõige suurem probleem on ju tavaliselt sellistel puhkudel, et mida teha nende asjadega, mis sellest inimesest alles jäävad. Et need asjad on sellel inimesel väga tähenduslikud, ta kasutab need igapäevaselt, ta on mingid asjad alles jätnud, sest need on tema jaoks tähenduslikud, tal on nendega mälestused seotud, mõnda asja ta lihtsalt hoiab niisama, sest äkki läheb vaja, et need on tema igapäevases kasutuses olnud äärmiselt vajalikud. Ja äkki on nad muutunud täiesti kasutuks. Ja ma olen ikka nagu mõelnud selle peale, et tegelikult on ka nii kirjandus kui kultuur samasugused. Et kui, ütleme, tinglikult võttes Eesti on see inimene, kes elades kasutab kõiki neid asju, tema jaoks on need vajalikud, tema vajab neid. Aga kui tema ära kaob, siis kes neid vajab? Et võib-olla keegi jätab midagi mälestuseks, paneb kappi otsa, aga suurem osa visatakse ju ära. Ja seetõttu ma arvan, et nii kirjandusmuuseumid kui ka kirjandus ise peaks olema küllalt enesekeskne, et me ei peaks muretsema selle pärast, et kellele teisele seda meie kirjandust ja meie kirjandusklassikat ja meie kirjanike muuseume vaja läheb, vaid me peaks muretsema selle pärast, et meile endale läheb neid vaja. Kui me ise neid asju ei kasuta, siis teiste jaoks on need niikuinii kasutud, et selles mõttes ma arvan, et kirjanike muuseumid kõikide oma asjadega on meie igapäeva eluks täiesti vältimatult vajalikud ja ma usun, et see kirjanduse pidunädal aitab kindlasti ka Eesti kirjandusele eluruumi juurde võita. Aitäh kuulamast!